9. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Eesti osaleb neil 5. korda. Ma ei liialda mitte grammigi, kui ütlen, et mitte kunagi pole Euroopa Parlamenti valitud Euroopale nii keerulisel ja raskel ajal kui praegu. Ja mitte kunagi pole Eesti poolt Euroopa Parlamenti saadetavate inimeste isikuomadused omanud suuremat tähtsust kui just nendel valimistel. Mitte ainult sellepärast, et Euroopa seisab silmitsi suurima kriisiga peale teise maailmasõja lõppu, vaid ka seepärast, et Eesti on viimastel aastatel saavutanud Euroopas sellise nähtavuse ja kuulatavuse, mida meil ei ole varem kunagi olnud. Meie seisukohtadega mitte ainult ei arvestata, meie seisukohad on olnud paljudes küsimustes suunda näitavad ja tooni andvad. Me ei tohi seda positsiooni käest anda ega ka mitte kuritarvitada. Rahvusvahelist usaldust ja respekti on raske välja teenida, aga väga lihtne maha mängida. Vastutus väikese Eesti kuvandi eest ja suurena hoidmise eest lasub mitte ainult meie valitsusel ja diplomaatidel, vaid ka kõigil Euroopa Parlamenti lähetatud saadikutel. Iga meie saadik peab tunnetama oma vastutust mitte ainult Eesti asja ajamise eest, vaid vastutust kogu Euroopa tuleviku eest. Euroopa ei saa kunagi valmis. Iga põlvkond kujundab Euroopat just oma äranägemise järgi. Ja hea meel on tõdeda, et oleme jõudnud aega, kus meie hääl Euroopas on täpselt sama kaaluga nagu Saksamaa või Prantsusmaa. Euroopa, see on meie, mitte nemad. Head kuulajad, nagu öeldud, ajad ei ole kerged. Viimased aastad on mitte ainult meile, vaid kogu Euroopale olnud ülimalt keerulised. COVID, energiakriis, majanduslangus on pannud proovile nii Euroopa solidaarsuse, mis väljendub lubaduses üks kõigi, kõik ühe eest, kui ka võimekuse konkureerida maailmaturul selliste suurvõimudega nagu USA ja Hiina. Ameerika Ühendriigid on ikka ajalooliselt olnud kord vähem, kord rohkem orienteerunud eelkõige oma siseriiklikele probleemidele. Ning paraku on sellised muust maailmast kaugenemise ajad alati kaasa toonud suurema või väiksema kaose reeglitel põhinevas maailmakorras. Ühest küljest võib ameeriklaste sellist prioriteetide muutumist mõista, sest ehks neilgi ole raske oma inimestele seletada, miks just Ameerika Ühendriigid peavad igas pulmas olema nii peigmehed kui ka kaklema läinud pulmakülalisi lahutavad politseinikud olema. Aga samas pole Ameerika Ühendriikides kusagile kadunud ka kiusatus Euroopa Liiduga majanduslikult vägikaigast vedada, näiteks Euroopa kaupadele tollide kehtestamise näol. Samal ajal seisavad nii Euroopa kui ka Ameerika Ühendriigid vastamisi Hiinast johtuvate ohtudega. Kõigis neis küsimustes on Eestis või mis tahes teisel Euroopa riigil üksinda väga keeruline seilata. Suurtele riikidele meeldib tegeleda väiksemate riikidega ükshaaval, et saavutada oma. Meie huvides on siin selgelt ühtne Euroopa Liit strateegiaga üks kõigi, kõik ühe eest. Arenemisruumi on ka Euroopa Liidu ja Suurbritannia suhetel. Brexit on küll toimunud, aga see ei tähenda, et Euroopa Liit ei peaks omama maksimaalselt tihedaid suhteid endise liikmesriigiga. Eriti arvestades seda, et praeguses olukorras on nii Euroopa kui ka NATO murekohad paljuski kattuvad. Euroopas Suurbritannia roll ja eriti ka meie piirkonna muredes on ülimalt oluline. Euroopa aluspõhimõteteks on inimeste kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumine, kuid oleme näinud, et kriisid panevad need põhimõtted proovile. Suuremate riikide poolt hiilib ligi varjatud protektsionism ja subsiidiumite ralli, milles kaotajateks jäävad eeskätt väikesed riigid nagu Eesti, kellel on toimivast siseturust kõige rohkem võita. Euroopa peab tegelema konkurentsivõime sisulise tugevdamisega, mitte ebaefektiivsuste kinnimaksmisega maksumaksjate raha eest.
Toetuste rallis saavad ka lõpuks kõige rikkamate riikide maksumaksjate rahakotid lihtsalt tühjaks. Kuid konkurentsipuudused ei kao. Meil on vaja Euroopa Parlamenti inimesi, kes iga uue regulatsiooni puhul suudavad pöörata tähelepanu just väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete muredele, kellest heast käekäigust sõltub ka majanduse tulevik. Head kuulajad, täiesti omaette teema on muidugi Venemaa. Teisisõnu, sõda, mille jälle kord päästis valla Venemaa. Venemaa täiemahulisest rünnakust Ukraina vastu on möödunud juba 2 aastat. Juba 2 aastat tõrjub Ukraina rahvas oma agressiivse naabri Venemaa rünnakuid ja kaitseb end erakordse vaprusega kõikidel rinnetel. Kaitseb end, kuna on näinud, mis juhtub siis, kui venelased võidavad. Vene sõjaväelased piinavad inimesi, piinavad rahvast, et teda alandada ja sundida alluma toorele jõule. Meil on lähiajalus sellelaadsete inimsusevastaste julmuste kohta palju näiteid. Meelde tulevad nimed nagu Katõn, Auschwitz, Gulag, Groznõi. Nüüd on sellesse ritta lisandunud uued nimed: Butša, Irpin, Mariupol. See nimekiri täieneb jätkuvalt kohanimedega, kus niinimetatud Vene vabastajad on korrakski kanda kinnitada suutnud. See nimekiri ei saa kunagi otsa, kui Venemaa sõjakurjategijate üle ka sel korral kohut ei mõisteta. Kui Venemaa ja tema juhid pääsevad ka sel korral vastutuseta. Miks ei karda maailm enam Auschwitzi kordumist? Miks me ei pea tundma hirmu Saksamaa ees? Sest Saksamaal toimus pärast teist maailmasõda Nürnbergi tribunal. Selle tulemuseks ei olnud mitte ainult natside ja liidrite karistamine, selle tulemuseks oli ka see, et Saksa rahvas sai teada nendest kuritegudest, mis nende nimel toime pandi. See andis sakslastele tõuke nii enesepuhastuseks kui ka arusaamiseks, et sellised kuriteod ei tohi enam kunagi korduda. Venelased on paraku saanud siiani täiesti karistamatult oma metsikusi üha uute ja uute rahvaste peal toime panna. Ilma, et keegi nende juhtidest oleks selle eest vastutust pidanud kandma. Eesti on ja jääb üheks eestvedajaks initsiatiivile, mille eesmärgiks on sellel korral Vene sõjakuritegijad ka kohtu ette tirida. Muidu ei lõppe see vägivallaspiraal mitte kunagi. Nii nagu on öelnud ajaloolane Timothy Snyder, et riik saaks paremaks, peab ta kaotama oma viimase koloniaalse sõja. Ühest küljest näitas Venemaa 24. veebruaril 2022. aastal, et oma ettearvamatuse ja agressiivse ahnusega on nad ohuks kõigile oma naabritele, kogu reeglitel põhinevale maailmakorrale. Teisest küljest, nii paradoksaalne kui see ka pole, tugevdas Venemaa selle sõja kaudu meie regiooni julgeolekut. Ta tegi seda küll täieliku valearvestuse tulemusel, aga oma käitumisega sundis Venemaa NATOga liituma siiani neutraalseid Soomet ja Rootsit. Selle tulemuseks on Läänemere muutumine NATO siseveekoguks ja Venemaale NATOga 1340 kilomeetrise maismaapiiri juurde tekkimine. 21. sajand võiks olla ometigi see sajand, kus inimkond on arenenud tsivilisatsiooni sellisele astmele, et enam ei kasutata sõjalist jõudu riigipiiride muutmiseks ja teiste riikide enesele allutamiseks. Meie aega ei peaks kuuluma rüüsteretked ja genotsiid naaberrahvaste vastu. Aga nagu näha, paraku ikka kuuluvad. Head mõttekaaslased, me peame endalt küsima mitte ainult Euroopa Parlamendi valimiste eel, vaid iga päev, kuidas ja miks on Euroopa sattunud sellisesse olukorda. Kuidas on maailma ja eriti Euroopa suurriikide poliitikud lasknud end ära pimestada Putini Venemaa demokraatia ja rahu muinasjuttudest? Kuidas suudeti end viia sellisesse sõltuvusse Venemaa toorainetest, et unustati ära fakt, et Venemaa jaoks ei ole toorained nagu nafta ja gaas, mitte lihtlabased maavarad,
vaid strateegilised väljapressimise vahendid. Kuidas väldime tulevikus sarnasesse sõltuvusse sattumist? Ka need on küsimused, milledele vastuste otsimine lasub suures osas uue Euroopa Parlamendi õlul. Paraku läheme seekordsetele Euroopa Parlamendi valimistele vastu olukorras, kus areng liberaalse demokraatia suunas, mis sai tohutu hoo sisse müüride langemisega 35 aastat tagasi, on viimastel aastatel saanud tõsise tagasilöögi nii kogu maailmas kui ka Euroopas. Ühiskonna uurijate hinnangul on maailm demokraatlike riikide osakaalult praeguseks ajaks langenud tagasi aastasse 1986. See areng ehk tegelikkuses taandareng ei näe halb välja mitte ainult paberil ja minu kõnes. Selline areng muudab ka maailma ebaturvalisemaks. On üldlevinud arusaam, et demokraatlikud riigid omavahelisi lahkarvamusi sõjalisel teel ei lahenda. Viimastel aastatel on Euroopas võimust võtnud vastandlikud tendentsid. Ühest küljest on Euroopa üha enam kaldunud vasakule, Euroopast kandnud liberalism ja vabadused on üha suurema surve all ning selle üheks väljundiks on üha detailsemad regulatsioonid ja bürokraatia. Teisalt näitavad avaliku arvamuse uurimused, et ka paljudes Euroopa Liidu riikides on tõusulainel just marurahvuslikud konservatiivid, kes lubavad valijatele taevamannat vahukoorega, kui ainult seda vastikut Euroopa Liitu ees ei oleks. Kelle huve sellised jutupunktid esindavad, võite vaid arvata. Aga rasketel ja keerulistel aegadel esineb ikka neid inimesi, kes usuvadki, et üksi on parem. Ei ole. Keegi ei ole julgenud rünnata NATO-t ega Euroopa Liitu. Küll aga on agressori jaoks isuäratavaks sihtmärgiks just need riigid, mis ei kuulu sellistesse allianssidesse. Veel kord meeldetuletuseks, ega Soome ja Rootsi ei teinud oma otsust neutraliteedist loobuda mitte tühja koha ega alusetu hirmu pealt. Sellest kõigest kantuna on Reformierakonna nende valimiste programmi pealkiri Meie Euroopa, meie julgeolek, meie vabadus, meie võimalus. Pange tähele, mitte minu laegas, minu kübar, minu mõõk, vaid meie Euroopa, meie julgeolek, meie vabadus, meie võimalus. Tahan eraldi tänada Jokot, kes vedas programmi kokkupanekut ja arutelusid ning kõiki neid, kes oma jõu ja nõuga nendesse aruteludesse panustasid. Suur rõhk meie programmis on loomulikult julgeolekul, alates kaitsevõimest kuni kaitsekulutuste ja kaitsetööstuseni. Teine väga oluline osa meie programmist käsitleb Euroopa majandusarengut ja konkurentsivõimet. Lisaks kajastab meie programm välispoliitika, kestliku ja loodust hoidva majandusarengu ja hariduse teemasid. Aga põhiline fookus, nagu ka minu tänases kõnes, on ikka julgeolekul. See on meie jaoks eksistentsiaalne küsimus. Ilma julgeolekuta muutuvad ülejäänud teemad teoreetilisteks aruteludeks. Aga muidugi ei tee programm üksi mitte midagi. Programmi saavad ellu viia ainult inimesed. Oleme kinnitamas meie kandidaate Euroopa Parlamenti, kellest igaühe puhul võivad valijad kindlad olla selles, et valituks osutudes need kandidaadid ka Euroopa Parlamenti lähevad ning samuti selles, et nad saavad oma tööga seal suurepäraselt hakkama. Meie nimekirjas pole ühtegi peibutusparti ega ka ühtegi, kelle koostatud raport ainult tualetti kõlbaks, nagu kirjeldas oma saavutusi Brüsselis üks anonüümseks jääda sooviv eurosaadik. Ma loodan, et Eesti valijad on piisavalt nutikad ja teevad vahet päris kandidaatide ning valijatele klaaselmeid sokutavate partide vahel. Ainult nii võime kindlad olla, et Eestit saavad esindama inimesed, kelle jaoks meie Euroopa, meie julgeolek, meie vabadus ka päriselt olulised on. Head sõbrad,
Praegune olukord Euroopas ja maailmas on jälle kord aktualiseerinud küsimuse Euroopa enesekaitsevõimest. See saab olema üheks võtmeküsimuseks ka Euroopa Parlamendi jaoks. Meie roll ja ülesanne on veenda kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja ka Euroopa Liitu tervikuna tõstma olulisel määral oma kaitsekulutusi ja panustama kaitsetööstusesse. Need ei ole väikesed summad, mida me peame tulevikus üheskoos ja igaüks eraldi oma julgeolekusse investeerima. See ei saa olema kerge, see ei saa alati olema populaarne. Aga just siis, kui on kõige raskem, tulgu meile meelde Sarah Churchilli poolt kirja pandu. Sõjas tuleb anda ilma arvet pidamata, võidelda haavadest hoolimata, näha vaeva ilma puhkust nõudmata, teha tööd ilma tasu küsimata. See on see, ei rohkem ega vähem, milleks valmisolekut me eeldame ka oma kandidaatidelt eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel. Eesti on Euroopa, meie ise olemegi Euroopa. Edu meile, elagu Eesti, elagu Euroopa, elagu Reformierakond!